tunned, et sul ei ole pärast seda vaja. Nii, .envy sa muutsid ära. Nii, SvelteHead, kas sa said aru või juba vaatasid, mis see on või sa tahad, et ma räägiks sulle, mis asi see on? Vaata, kui sa võtad selle asja siin lahti, siis siin on SvelteHead. Või kas sa tead, mis on näiteks meta name võrdub description ja content? Tead, mis asjad siuksed asjad on? Ei tea? Okei. Siia vahele saab panna need asjad, mis käivad HTML-is muidu head'i vahele. Kõike, mis sa head'i vahele muidu HTML-is tahaks, saad sa Svelte failis panna nende kahe asja vahel. Kõige levinum ja mis on soovituslik igal lehel on title, sest title on, kas mul on lahti ka see kuskil, võtame siit, lähme avalehele. Okei. Nii, avalehel ei ole seda, siis ta näitab siin üleval localhost, aga kui ma lähen registreeruma, siis registreerumisel see on. Ja ei näita localhost, vaid ütleb loo uus konto. Siin üleval on loo uus konto. See on title. Ja meta description on otsingumootoritele. Näiteks otsid midagi internetist, ma ei tea, mingisugune, otsime, ma ei tea, kasutatud mingi, ma ei tea, kaup. Siis Google kuvab, see on meta description. Ja kui see ei ole kohustuslik põhimõtteliselt, miski ei ole kohustuslik, title ei ole ka kohustuslik, et kui sa seda ei kirjuta, siis sa vaatad sisu ja üritad ise aru saada, mis seal on. See on search engine optimization jaoks, SEO jaoks on selleks, et sa leitav oleksid, loo uus konto, siin nagu põhimõtteliselt ei ole seda asja vaja. Ma võin avalehel põhimõtteliselt see võiks olla, loo uus kontol, ma ei tea, see on täiesti mõttetu, siin võtame ära. Aga avalehele võiks ju midagi panna, et millegagi leitav olla. Ei tea, mida iganes, ühesõnaga näidiseks siia avalehele panin siis selle. Okei, see on siis see meta. Vormid, kus iganes sa siis vormi teed, et siis proovi alati vormi kasutada ja sa võid põhimõtteliselt selle ka juba ära kopida, use enhanced ja siis, et mis see submit form, kus seda teeb. See on siis see funktsioon, et kui siia peale klikida kontrolliga, siis saab siia, et see teeb, seal on siis kaks ala. Esimene ala on see, et mis siis juhtub, enne seda juhtub, kui ta hakkab nüüd siin see page serveris protsessima seda. Enne seda ma panen local state'i submitting ja sellel hetkel vaikimisi on see local state tühi. Miks me lihtsalt true ja false ei pane, on see, et jumal teab, kunagi ei tea, kuna sul tekib mõte mingit muud state'i veel omada, et siis las ta olla pigem nagu asi, millest sa võid mis iganes state'i panna. Ja siis on siin nagu Svelte'i see mingi if ja else käib nagu siukses formaadis, et kui local state on tühi, siis me näitame seda nuppu ja kui ei ole tühi, siis ütleme oota hetk
või ma ei tea, tihtilugu pannakse mingisugune, no näiteks nupu sees hakkab mingisugune, nupu seest hoopis kaob see lookonto tekst ära ja käib mingisugune asi ringi ja näitab, et noh, et mingi möll käib, eks ole. No jah, muidu inimene ju ei tea, et midagi üldse toimub taustal. Noh, et vanasti oli see, et kui sa vormis kuskile klikkasid, siis oli see, läks kuskile mingisugusele uuele leheküljele ja see uus lehekülg laadis ja seal uuel lehel oli siis juba laetud, see möll oli juba ära toimunud, eks ole. Kasutaja näeb, et mingi brauser load ib, aga moodsatel äppidel ei ole seda, mida see mingisugune use in hands teebki nagu põhimõtteliselt seda asja, et ta keelab selle default'i sellel vormil ära, et kui sa nupule klikkad, siis brauseri jaoks ei juhtunud mitte midagi. Brauser vaatab lolli näoga sama koha peal edasi, aga et siis sina tegeled, et sina siis kontrollid seda, et sina siis nagu mingi enne, kui see vorm läheb sinna serverisse, paned selle state'i submit ima ja kõik, mis on selle return'i sees, see on siis see, mis juhtub pärast seda, kui sa oled serverilt vastuse kätte saanud. Esimene asi, mis sa teed, kui sa oled serverilt vastuse kätte saanud, paned sa selle state'i jälle tühjaks tagasi ehk siis nupp tekib tagasi ja siis edasi juba sõltub, et kui success tuli sealt tagasi. No sealt tagasi tuleb options, alati tuleb options. See on see, mis nagu lihtsalt Svelte annab sulle. Selle sees on result, result'i sees on data, see data on juba see, mis tuleb API-st ja siis mina olen seal taga lihtsalt defineerinud, et sihuke asi on olemas nagu duplicate email error. Noh, ma loen andmebaasist, et API andmebaasis on keelatud ühte email ja sama emaili users tabelis mitu korda olla ja andmebaas annab errori tagasi, siis ma loen selle errori, defineerin uue error state'i see ja saadan selle tagasi ja siis siin front'is ma panen error success message'i value'ks mingi teksti, mis on kasutajale siis loogiline. Ja siis ma kuvan talle seda 5 sekundit ja pärast seda ma koristan selle punase lätaka sealt ära. See on pikem jutt, ma näitan 5 sekki, siin allpool ma näitan neid lühikesi erroreid, ma näitan 3 sekki. Enne kui ma ära nullin. Ja kõik need 3 error state'i on minu defineeritud ja siin all on to do'sse pandud, et mis siin põhimõtteliselt võib veel teha, et noh, põhimõtteliselt võiks nagu parooli tugevust kontrollida. Praegu võid sa parooliks panna number 1 lihtsalt. Kogu lugu. Number 1. No mis jah, mingi erinevad, kui sa guugeldad, seal on väga palju erinevaid nõudmisi, et sisaldaks võib-olla mingid numbrid ka, et sisaldaks võib-olla mingit muud märki ka, eks ole, noh, seal tavaliselt võtan mingi Stack Overflow'st mingi esimese ettejuhtuva mingisuguse. Ja siis sul võib olla soov ka emaili verifitseerida, mina ei tea, mina alati ei tee seda, ma vahel lasen inimesel emaili ka 2 korda sisse toksida ja eeldan, et kui inimene on selle emaili 2 korda sisse toksinud, et siis on tal päriselt olemas, sest emailid võtavad üksjagu aega, et kohale jõuda ja ma ei tea, ma vahel teen nii. Aga see on jälle, sul siin mõtlemiskoht on see. Okei. Nii, siis komponendid on järgmine asi. Okei, sellest sa saad aru, see text input, eks ju.
No klikad siia peale, siis ta viskab lahti selle export letiga, võtad sisse need asjad, mis sealt saadetakse. Võrdusmärgi taga on see, et juhul kui seda labelit ei saadeta, siis on label lihtsalt tühi string. Ja kui ma type'i ei saada, siis on see kõige tavalisem input type on text, eks ole. Aga nagu ma juba ka mainisin, siis type võiks olla emailil email ja paroolil parool, eks ole. Jah, sa tahtsid küsida midagi? Export tähendab lihtsalt seda, et see on eksporditud sellest peakomponendist. Ma võin defineerida siin sees ka lokaalseid muutujaid. Näiteks ma võin panna const mingi, ma ei tea, võrdub 10. Võin panna let OOO võrdub 20. Need on lokaalsed. Need on defineeritud siin. Const on konstant. Kui sa üritad kuskil seda muuta, siis sul tuleb error ja samamoodi näiteks TypeScript, TypeSafety kontrollib seda, et kui sul on näiteks juba äpp keerulisem ja sul on kuskil sügavamal, sa impordid siia mingi teise faili ja too impordib mingi kolmanda faili ja too teeb kuskil midagi, sa ammu enam ei mäleta, mis seal sügaval kõhus toimub. Ja siis kuskil seal sügaval kõhus mingi asi üritab sul konstanti muuta, siis sul on hea mugav, sul viskab kohe punaseks ja sa leiad varakult üles, kus on mingisugune asi on mööda mõeldud. Et iga kord, kui sul on tunne, et seda asja see ei muutu, siis pane alati const, sest siis sul tuleb viga välja, et letiga defineerid sa selle, mis on, sa tead, et seda peab muuta saama. Jah. Letiga ma defineerisin OO ära, ma võin kohe järgmisel real panna sellesama OO. Seda oli 1 O rohkem. Võin siinsamas panna selle OO 30. Vanasti mõnedes vanemates kohtades, kui sa loed niimoodi, see on põhimõtteliselt üks ja seesama, see let on nagu uuem JavaScript. Nii, ja see export tähendab seda, et see on eksporditud siis nüüd sealt, kes iganes kasutab seda komponenti, et see ekspordib siia. Ja kui ta ei eksporti labelit, siis on label tühi. Kui ta ei eksporti type'i, siis on type text, sest type text on kõige levinum, et see on nagu default, et siis kui sa tead, et sul on type text, siis sa ei pea seda ütlema, siis ta ongi see. Ja sa võid veel mingeid klasse juurde ka panna, siin on terve hunnik klasse, mis sa oled ise siia pannud, eks ole, aga võib-olla kuskil on vaja mingisugust klassi, et oleks, ma ei tea, näiteks mingisugune, ma ei tea, MB bottom'is oleks ruumi rohkem, siis sa saad panna. Seesama teksti input või? Et ei tööta või? Okei, ma proovin pärast, miks ta nii teeb.
ma ei tea, mul küll töötab. Ja siis sa tegid ta põhimõtteliselt niimoodi, eks ole. Nii tegid, jah? Põhimõtteliselt ta peaks niimoodi ka töötama, aga ta ei ole niimoodi safe im. Et mingid, kui sa paned mingeid special character'e sinna klassis sisse, siis ta ei tööta, aga sa võid põhimõtteliselt nii ka, aga ta töötab mõlemat pidi, aga teistpidi on ta rohkem error prone. Ma olen vist kiiruga laisalt teinud mingi või Copilot on mulle pakkunud ja ma olen tab'i laisalt vajutanud lihtsalt. Et selles mõttes, kui sa nagu mingisugune, noh, siin ma olen ilmselt käsitsi kirjutanud, Copilot ei ole kohe mulle soovitanud ja siis ma olen käsitsi kirjutanud, siis ma viitsin korralikult teha. Et selles mõttes sa pead lihtsalt aru saama, et see on, kui sul see asi ei tööta ja sa aru ei saa, miks ei tööta, siis sa lähed teistpidi, mitte vastupidi. Et aga põhimõtteliselt töötavad mõlemad, aga noh, sa hakkad siit mingit asja kirjutama ja Copilot soovitab vajutad tab'i ja sa ei viitsi, mõtled, praegu on lihtne ja kõik toimib. Noh, sa tead ja kui see asi sul ei tööta mingi, sa hakkad hiljem mingit klassi lisama ja vaatad, ei tööta, siis sa tead, et see esimene asi, proovid teistpidi, noh. Ma ei tea, neid koguneb ajapikku, ma ei ole selles mõttes väga viisakas inimene, mõned inimesed hoiavad endal siin mingisugust korda ja koristavad ära mingeid asju, mis nad ei kasuta. Mingid inimesed jälle on laisad ja ei viitsi siukeste asjadega tegeleda ja kui mingi asi ei sega, siis ma ei ole viitsinud, siin on nii igasugust jama, mida ma ei ole viitsinud ära koristada. No aga ega Svelte ja Tailwind on ju erinevad asjad, et üks ei sega ju absoluutselt teist, pane mõlemad, noh. Miks ei tööta? No ma võin kiiruga vaadata sul korra sealt, aga ma ei usu, et sa mingi tahad, et ma raiskaks praegu mingi väga pikalt aega, et su VS Code'i asju debuggida. Et
näita pärast, ma ei saa aru, sa ilmselt nimetad asju valede nimedega veits ka. jah. mina hakkan niimoodi MT näiteks 6 ja siis vajutan tab ja siis või panen need muud asjad ka ja siis selleks ma ei kasuta mingit muud asja. no siis annab Copilot mingi hunniku asju, siis ma viskan kiire pilgu peale, tundub okei, vajutan okei. No. vahel ma kirjutan mingisuguse asja nimelt nagu mingi hästi lühidalt ette ära, et ma kujutan ette, et niimoodi võiks Copilot aru saada, mis ma saada tahan ja siis vajutan lihtsalt tab, aga kui mul ei vea, siis ma kirjutan ise. sa võid pärast näidata. ma räägin need asjad ära, mis mul siin on. nii, siis on sihuke asi veel, et ma ei tea, kas sa seda error success'i vaatasid. okei, selle error success'i ma näitan järgmine kord, sest see on kas punane või roheline, sõltuvalt sellest, kas globaalne state ehk siis Svelte story value on mitte midagi, ehk siis erroreid on rohkem kui success'i, eks ole, et kui mitte midagi on, siis ta on error, aga kui action state on success, siis ta näitab rohelist tausta. et seda sa võid siin disainida ka. ma ei tea, kas seda punast lätakat nägid juba? ja see on. seda ma mainisin sulle ka, et mina muudaks selle ära, sest see on jube halvasti näha. oota korra, ma koristan selle ära, sest ma näidisest panin. jah, no mina ei tea, aga muuda ära, küll ma tõmban alla, no mis ma hakkan praegu. see, vaata ise neid. minu jaoks on oluline see, et sa kasutaksid niimoodi ilusti mingi komponentidena, sest siis sa saad ühest kohast ära muuta ja sul on terves äpis muutunud. ja läheme edasi, ma räägin sulle, mis on veel oluline minu jaoks. oluline on see, et sa hoiaksid komponendid ilusad ja puhtad ja lühikesed, et siin ümber ei ole sul oli vist mingi lausa 2 div'i, et need 2 div'i ma mingisugune merge isin üheks div'iks esiteks ja panin siia ümber. las olla igal pool samamoodi, samasugune välimus. Layout'i panin. ja teine asi on sul see, et body ei tohi siin kasutada, body ei käi siia. kui sa tahad mingit globaalset CSS-i panna, siis noh, näiteks tausta ma ei saanud pandud. sa ei saa kogu lehe tausta, ka isegi mitte layout'is, sellepärast et juba body on veel ümber, noh, kaugemal. App.html-is on vaata see body. ja siia ei ole viisakas asju kirjutada. ehk siis, kui sa tahad nagu mingit globaalset asja ajada, siis sa võtad selle globaalse CSS-i, äpp CSS, panin siia selle background'i. ja seda background'i, kui sa muuta tahad, siis sa lähed hoopis seda muutma üldse siia Tailwindi configusse, siis muudad siit neid asju. et see, jaa. no selle asja nimi on single source of truth, et asjad käivad õigesse kohta ja ühest kohast muutes peab kõik toimuma ja muutuma. et ära nagu pläusti pane niimoodi, et mingi jube palju mingit pläusti on, et siin on nii vähe asju kui võimalik. et sihuke ilus ja puhas peab asi välja nägema.
nii, Svelte Stores, seda ma näitan võib-olla, okei, aga ma näitan praegu ära. ühesõnaga, kui ma tahaks, et success message'it näidata siin lehel. Vaata, hetkel on see, et ma ei usu, et sa tahad siin lehel success message'it näidata. Sa tahad ilmselt minna pärast sign up'i, sa tahad ilmselt minna kuskile mujale ilmselt. ja seal tahad sa näidata seda success'i, aga kuidas share ida kahe erineva root'i või komponendi või kuidas share ida nagu mingeid asju, selleks on Svelte Stores. nii, ja kui sa vaatad siia error success message'i sisse, siis see impordib action state'i lib stores'ist. Lib, $märk lib on otsede lühend siia lib kataloogi, kus all sa hoiad komponente, igast serveriga suhtlemise asju, mingeid utility'd. No mul on siin üks utility praegu ainult password hash imise utility. Index.js selles lihtsalt olla, seda ära puutu ja typeside alla käivad type'id, täpselt samamoodi nagu TypeScriptis. Mul on siin 2 type'i ainult hetkel. Ja stores, sa impordid selle mingi writable store'i sisse Svelte Stores'ist. Neid store on mitu, mitte writable'id on ka. Sa praktiliselt igal pool alati kasutad writable'e ja niimoodi sa ekspordid selle store'i ja defineerid talle nime, action state ja ütled, et ta on writable ja põhimõtteliselt see, et sa paned sinna tühja string'i sisse, siis sellega sa defineerid, et on string. Aga no sa võid store'is salvestada ka objekte või array'd või numbrit või mida iganes, eks ole. Aga noh, antud juhul me store ime siin string'i ja see string on siis globaalselt igalt poolt nüüd kättesaadav. Sellepärast, et ta on mul siin defineeritud. Ja sa võid selle ükskõik kuhu importida ja siis seda lugeda ja seda kirjutada. Ma panin kinni selle, võtame selle error success'i uuesti lahti. Nii, action state. Nii, ja ma näitan kohe. Impordime selle action state'i siia ja siis enne, kui me lähme sinna kompanii lehele, $märgi paned ette. Sellega sa defineerid, et sa suhtled ja nüüd sa saad selle asjaga suhelda kipelt. Minu meelest oli suure tähega success mul määratud selles error success'is. Jah, suure tähega success. Võid kirjutada ka mingi sign up success. Tema vaatab, et include, ta vaatab, et sõna success on state'is sees kohe roheliseks, sest sa võid panna mis iganes success, sul võib-olla on vaja mingi näidata ühte asja, kui on sign up success ja mingit teist asja teha, kui sul on login success ja eks ole, noh, sa võid defineerida erinevaid success'e. State on nagu põhimõtteliselt see, et mingil asjal on mingi staatus. Praegu on äpil on success state. Näitame rohelisi asju. Nii. Ja kus me siin olime? Action state panime success. Juhul kui backend'ist tuli success. Enne seda, kui me suuname ümber add company'sse. Siit vist otsa tuleb minna manuaalselt add company. Add company'st saad sa samamoodi selle state'i importida ja võid teha näiteks niimoodi, et let error success
message. alguses on see tühi ja kui action state on success, paneme mitte firma lisatud, vaid paneme, noh, hetkel meil ongi ainult üks success ja üks success message, eks ju. Konto loodud ja oled edukalt sisse logitud. ja siis näitame seda natuke aega ja nüüd võib siin all, ma ei tea, kust kõige üleval äkki, kus iganes sul on tunne, et võiks seda kuvada ja siis kuvad seda. see error success ei ole imporditud, importis automaatselt ära, tubli. ja millegipärast on see punane. Neid Svelte komponente ju imporditakse niimoodi. autoimport pani kala. ja nüüd peaks ta nagu mingisugune teisel lehel näitama seda success message'it, sest siin me tegime nüüd konto valmis, siin ei ole rohkem asju, lähme kuskile mujale. mingi parooli. nii, suunas pärast edukat konto loomist, suunas siia lisafirma lehele, näitas mulle natuke aega error success message'it ja siis koristas selle ära. aga see roheline lätakas jäi siia alles, sellepärast et ma ei pannud seda if'i ümber, nii et ta näitab seda tühja seda komponenti niikuinii. noh, nüüd on nagu põhimõtteliselt valmis see asi. nüüd on nii nagu vist katkes ära, oota.